sa hakkad hulluks minema või? Meile saadeti uued kleepsuraamatud. Kas teile meeldivad kleepsuraamatud või? Jaa. Ja kas teile meeldib targaks saada? Jaa. Kaks asja koos. Teile meeldib targaks saada ja kleepsuraamatud. Ma sain juba võitlust. Ma sain juba targaks, kui ma õppisin tahvlis. Väga õige. Ma õppisin ka tahvlis. Hendrik, kas sina õppisid ka või? Jaa, tahvlis. Tahvlis, nii, aga kuulake nüüd. Ja meil on nüüd uued raamatud. Ja see on selline raamat, mis räägib Eestist. Mis kohti te Eestis teate? Vanaema, kus vanaema elab? Vanaema elab Põlvas. Põlvas, jaa. Ja kus linnas meie elame? Siin Tartu linnas. Tartu linnas. Ja kus tädi mammu elab? Elab Tallinnas. Tallinnas tead ju päris palju kohti. Nii, ja meil saadeti sellised. Ja selleks, et seda raamatut täita, siin teeme lahti, siin on kogu aeg tulnud mingi ülesandeid lahendada. Ja lisaks, kui sa ostad Maxima su poest, kui sa ostad poest endale mingeid asju 12 € eest, siis antaks kaasa kleepse ja igas selles on 2 kleepsu sees. Tehke kõik üks lahti. Võtke iga üks kätte ja tehke üks lahti. Tõmmake lihtsalt pealt, tõmba pealt puruks lihtsalt, tõmba pealt katki. Näita, mis sul peal on. Mis see on? See on Mikko. Näita mulle. Mikrofon arvad, et see on või? Ma arvan, et see ei ole mikrofon, ma arvan, see on parmuvill. Jah, aga see on need ei ole siin. Nii, Karri Kreete, mis sul on peal? Mis seal on? Puu, mul on puu. Puu, jah. Jalgpall. Jalgpall. Mis see on? Ja see on mingi torn seal. Torn. Mis sul on Hendrik peal? Lilled. Lilled, jah. Ja mis teise peal on? See on laulupidu. Nii. Ja kui võtame kõigepealt, alustame Triinust. Triinu, anna esimene, sul on number 64, näed, siin on number juures, fokusseerib ära. Mis sa tegid? Lakkusin. Ja me võtsime üles, kus on number 64. 64 on selle koha peal. Ja selle asja nimi on mänd. See on mänd ja männipuu. Võtame kleebise kleepekas siia. Nii, ja see on mänd. Ja siin kõrval, see on loodusõpetus, saad sa lugeda, mida siis männi kohta räägitakse. Ja võtame siis järgmisena Karl-Eeriku, millise me ära kleebime? Selle, mis seal peal on? Jalgpall. See on number 92. Ei tea. Siin jalgpall. Ja kohe siin räägitakse, mis see jalgpall on. Hea töö, väga hästi kleebitud. Ja nüüd on sinu kord, jah? Näita, millise me ära kleebime? Mis seal peal on? See on laulupidu, jah? Mis number see on? See on number 4. Ilusti sinna sisse, jaa, väga hea. See on jah laulupidu pilt. Nii, ja siin on palju teisi kleepekaid ka. Ja siis me saame selle raamatu läbi käia. Sest teie olete veel väiksed, teie veel neid vastuseid ei tea, aga te õpiksite siit väga palju. Ja siis on meil ka üks nupuraamat. Vaatame korraks see nupuraamatut ka. Mis see nupuraamat? No kohe vaata, mis see nupuraamat on. Pliksi ja Plaksi nupuraamat. Tema nimi on Pliksi ja tema nimi on Plaksi. Pliks ja Plaks, õigemini. Tema on Pliks ja tema on Plaks. Nii. Aga Plaksi pole olemas. Ja see on natuke suurematele lastele. Siin me pead kirjutama, mis on sinu kool, kus ta asub, juhataja, kui koolis õpib. Sest kui sa selle ära täidad, siis tulevikus on hea vaadata, kus koolis sa käisid ja mis sa mõtlesid. Tulebki teada, mis sõnad on Põdramaja sõna. Põdral, maja, metsa sees ja siia tuleb sisse vahel kirjutades õiged sõnad. Jäänes jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb. Kopp, lahti tee, metsas kuuri jahimees. Jäänes tuppa tuule saa, anna käppaga. Ja kuna teie veel kirjutada ei oska, kas te oskate kirjutada või? Mina oskan ainult üks numbrit kirjutada. Mis numbrit sa kirjutada oskad? Ma ei tea. Okei, aga see on vähemalt sa oskad ütle, see on hea. Kunagi ma joonistasin ühe numbri. Oh, see on küll hea töö. Mis number siin on? See on number 27. Ja see on suur punamägi, mis asub Haanjas. Ja suur punamägi on Eesti kõige kõrgem mägi.
küngas, mis on 300 midagi meetri kõrgune. siia, kas sa kleebid siia Munamäe torni või? Jaa. Munamäe torn, jah, kleebi. Paneme kaas. See on minu järgel, kui kõrge ilusti kleebi. siis meie... Suur Munamägi asub Haanjas. Ja kes asub veel Haanjas? Mina! Väga õige. Minu tüdruk asub Haanjas. Mu tüdruk on... Ei ole. Tüdruk on Hispaanias ja mina olen Haanjas. Mu tüdruk on Hispaanias kaugel ookeani taga. Tubli. See on sinine käoking. Nii, sinine käoking kasvab aedades ja majade ümber. Jala külge, jah. Taime sees on mürgised ained, mis teevad selle taime ohtlikuks. Sellist taime ei tohi puutuda. Kui see on meeles, siis juhtub midagi. Vaadake seda lille. Kui te näete sellist lille kusagil, seda puutuda ei tohi, see on mürgine. Seal sees on mürgised ained. Ja need on väga ohtlikud. Ja need ei tohi süüa. Neid ei tohi süüa, ärge see lille sööge, jah. Ja siis... Sööge ainult nartsisse. Ja siis see muutub puniliseks. No täitsa võimalik. Hea töö. Kuulge, aga hea töö. Kas on hea raamat või? Ja peame veel kleepakaid muretsema, et see raamat ilusasti täis teha. Hundid? Kus need on? Need on kitsed. Kitsed. Patid või? Mine püha patid kinni. Jaa. Aega muutuda politseid. Mina istun praegu siin. Ma saan püüda patid kinni. Vaata, mis siin veel on. Mis seal on? Kalad. Ja siin on, mina ei tea. See on nahkhiir. See on nahkhiir. Aga need on kalad jälle. Need on jälle kalad. Ja siin on tüdrukud ja poiss ja tüdruk. Jaa. Appi. Nii kummitus tuli. Kohe teine kummitus veel. Nii palju kummitusi. Kas sa kardad või? Kui kummitused siin. Sina olid hoopis või? Aga kes see teine kummitus on? Sina või? Jaa, oli tegijal. Ja kus emme on? Emme on aja läinud. Emme läks ära, emme on kuskil kohvikus jälle. Jaa. Ja mis me oskame öelda? See raamat sobib alates juba 3. eluaastast, sest sulle juba meeldis. Ja väiksed lapsed saavad sellest väga palju õppida. See nupuraamat, see on natukene võib-olla vanematele, kes oskavad juba kirjutada. Pliks ja plaks. Väga õige. Pliksi ja plaksi nupuraamat. See on pliks ja plaks. Sellega saab koolis mängida. Väga õige, see on pliiatsid. Nendega saab koolis joonistada. Ka hulluks minema või? Kell on... 21:32, aga hulluks minema või? See on plaks. See on pliks. See on pliks. Väga õige. Tule siia! Issand.